Pärnu majanduskooliga, kus ma kandideerisin raamatukogu hoidja kohale, kuna Kaja läks lapsehoolduspuhkusele ja siin oli vaja asendustöötajat. Ja siis ma kandideerisin 3 kandidaadist, siis sain mina sinna tööle. Minul oli samamoodi, mina kandideerisin Tartu Ülikooli, Pärnu majanduskooli kandideerisin ja siis, kui majanduskool läks kolledžiks üle, siis ma kohe sujuvalt sain tööle ka kolledži raamatukokku. Ja niimoodi ongi olnud. Ma arvan, et paljud inimesed meie majast on niimoodi kolledžisse tööle tulnud. Siis algusaastatel oli isegi selliseid aegu, kus raamatuid oli meil vähem, aga lugejaid oli rohkem. Et iga kord ei mahtunudki raamatukokku üliõpilased ühel vahetunnil ära näiteks, et siis oli vähem ju arvuteid inimestel endal ei olnud, siis nad kasutasid meie arvuteid, siis järjekorrad olid arvutite jaoks. Registreerisime ja siis oli niimoodi, et mõnikord me pidime kellegi ära ajama arvuti tagant, sellepärast, et teise inimese aeg tuli juba peale. Et jah, rahvast oli nagu rohkem ja meil oli siis töötajaid ka rohkem. Algusaastatel olid meil üliõpilased näiteks töö. Jah, kella 8 oli raamatukogu lahti ja siis need õhtustel aegadel töötasidki üliõpilased, et need olid tegelikult nii tublid, et nad tulid hommikul kooli, käisid oma loengud ära kõik ja siis tulid veel tööle, nii et olid kella 8 või alguses isegi 9, oli 9, isegi 9 olid tööl ja pühapäeval oli ka veel lahti, kui avatud ülikool majas oli, nad pidid siis, no neil nagu ei olnudki nii väga vaba aega, et need, kes siin tööl olid. No juba viimased aastad meil on kogu aeg avaaktused on raamatukogus. Siis on 1. detsembris emakeelse ülikooli aastapäeva aktus on alati siin, sellised olengud. Üldse sellised pidulikud üritused toimuvad kõik nagu raamatukogus. Uputus oli jah. See oli ikka tegelikult ongi kõige hullem asi üldse olnud, mis saab olla. Sest siis me olime sunnitud kogu raamatukogusid välja kolima. Ja siis me olime kuskil pool aastat olime 2 auditooriumis, olime ära paigutatud. Kõigepealt muidugi see, et need raamatud, mis märjaks said, siis neid oli vaja kuivatada. Kuivatasime ja triikisime ja samal ajal ju veel ka kooli töö käis, me pidime lugejaid teenindama ja selline üpris keeruline aeg oli või noh, tagantjärgi mõtled, et nii väga ei olnudki, aga siis oli ikka küll väga raske. Ja siis oli meil mingi 5000 raamatut võib-olla raamatukogus, aga näiteks kui nüüd siis siin see nädal aega tagasi see uus uputuse oht oli, siis oli juba 25 000 raamatut on meil raamatukogus, et seda oleks nagu veel hullem välja kolida olnud. Et me poleks nagu nii väga kusagil äragi mahtunud nende raamatutega. Et kui see uputus oli, siis meil oli ikka teise riiuli poole peal oli vesi. Esimene riiul oli meil tühjaks tõstetud, sellepärast, et me arvasime, et kõrgemale ju ikka ei tõuse, aga no tõusis. Ja kõik need postid ja põrand oli meil kõik ikka väga vett täis imbunud. Jah, põrand ka ja siis selle niiskuse välja saamine siit võttis ikka mitu nädalat aega ja siis tehti siin mõnesid remonditöid veel, nii et tagasi me kolisime alles siis kuskil maikuus. Et see on tegelikult nii hea koht. Et siin, jah, et üliõpilasi ja no üldse ikka, siin on ju hea töötada. Ja kõik inimesed on ka ju siin toredad, kes selle majaga seotud on, nii töötajad kui üliõpilased. Kõik head.